tere, ma olen Merri Tšanski, ma olen mullateadlane. Ma olen aastaid uurinud, kuidas elab muld, millest see elu koosneb ja kuidas see meid toetab. Ka olen ma uurinud, miks ta on oluline meie ökosüsteemile ja laiemalt oluline meie ellujäämisele. Kui me räägime mullast, siis me räägime mulla tahkest osast ehk tema mineraalsest ja orgaanilisest osast. Kui me räägime mulla orgaanilisest ainest, siis me räägime sellest 5%, mille moodustab mulla elustik, see elav osa, mille moodustab mulla varis, mida elus osa lagundab. Kindlasti kuulub sinna alla veel ka eelhuumus, mis on üks samm enne stabiilset orgaanilist ainet. Orgaaniline aine mullas on ülioluline, ta on justkui mulla mootor. Ta toidab mulla elustikku, mikroelustikku, ta aitab puhverdada ebasoodsaid keskkonnatingimusi läbi selle, et kui meil on mullas orgaanilist ainet, siis paraneb ka muldades veehoiuvõime. Kindlasti aitab mulla orgaaniline aine parandada taimede stressitaluvust ja ka erinevate kliimatingimustega hakkama saamist. Mulla orgaaniline aine kaitseb mulda erosiooniohu eest, parandab muldade struktuursust ja muld, kus on piisavalt orgaanilist ainet, seal kasvavad tervemad, tugevamad taimed, seal on vähendatud ka väetiste ja taimekaitsevajadus. Tavapäraselt me ütleme, et ühes teelusikatäies on rohkem mulla organisme kui tervel planeedil inimesi kokku. Ja nii ongi. 1 grammis mullas on võrratult palju rohkem mikroorganisme, kuhu kuuluvad vetikad, seened, algloomad, bakterid ja kindlasti on mulla elustiku üks väga oluline osa ka suuremad organismirühmad, kuhu kuuluvad omakorda vihmaussid, lestad, hookännalised, isegi mutt, meie harilik mullamutt. Ja kõik nad vastutavad selle eest, et muld oleks talitlev, protsessid temas saaksid toimuda, et aineringed, orgaanilise aine lagundamine oleks tasakaalus. Mulla elustik toetab ka terve taime kasvamist. Mida see tähendab? Kui mulla elustikus on paigas ja toimib toidupüramiid, toiduvõrgustikud, siis see tähendab seda, et taim on kaitstud ka patogeenide ja haigustekitajate eest. Enamik taimi meie ümber elab sümbioosis seentega. Vahetatakse süsivesikuid toitainete vastu. Ja väidetavalt 90% kõikidest taimedest omavad mingit koostöölissuhet seentega. Ehk siis terves mullas on paigas ka sümbiootsed suhted. Teie ees on heledam ja tumedam muld. Me ütleme, et mida tumedam on muld, seda elurikkam ja süsinikurikkam ta on. Kui me tahame heledatesse muldadesse lisada elu, siis me lisame sinna orgaanikat, orgaanilist väetist, komposti ja me tõstame selle mulla orgaanilist süsinikusisaldust ja elurikkust. Mulda saab alati orgaanilist ainet juurde viia. Selleks on erinevaid viise ja meetodeid. Põllumulda alati sobib anda komposti ja sõnnikut, ka digestaati. Sobib läbimõeldud karjatamine, vahekultuurid ja kattekultuurid. Me ei vaja tehnoloogilist imet. Me vajame elusat mulda, mis toetab meie elu ja on meie elu alus. Narri mulda 1 kord ja ta narrib sind vastu 9 korda.